Sa räägi. No mis siin ikka rääkida. Tahtsite teada hetkel, mis on meil siin mail aktiivsed püügid, kus meie kandi kalastajad käivad ja millega tegelevad. Ega siin ei olegi, siin on 3 põhikohta, 3 põhipüüki, mida hetkel praegust novembri alguses meil tehakse. Number 1 on kindlasti siis Pärnu jõgi, kohapüük, ahvenapüük, tavatsigiga, tropsotiga, siis sinna juurde igasugused peibutised, manduulad, rakendused, siin on päris põnevad manduulasid käsitööna meil siin saabunud juba otsakorral, varsti peabki uus partii saabuma. Siis siin rakendused nii ahvenale kui kohale tropsotina on täitsa olemas meil koha peal. Siis Pärnust edasi järgmine püük on hetkel kindlasti meie mail Emajõgi ja latikapüük. Latikat tavatonka hetkel kõige paremini, ei ole vaja korvidega ja nende söötadega mässata, lihtsalt kas siis tavaline mullauiss, tõuk või ööuiss, kui sul on õnne teda kätte saada või siis ratsid poest osta, räägi nagu on. Siis meil on kohe poes olemas ka valmis rakendused ja juba ka raskustatud erinevate 90, 120, 150 hetkel vesi kõrge, kiire, võib siis raskemaid raskusi kasutada. Mis mul siin veel oli? Aha, siin oli mul veel kõrvale pantud, et on inimesi, kes käivad ka veel Peipsi peal. Homme näiteks, homme meil kuupäev 8, jah, homme näiteks lubab head ilma ja mul siin käis just paar klienti, kes homme lähevad sinna Mustvee ja mis sinna kanti ahvenale ja just seda pika lipsu ja siis seda klassikalist, et see Peipsi kahearuline sikuti raskuseks pardaõng ja siis 2-3 lipsu on küljes ja lähevad sellega, et kala pidi olema päris viisakalt ja korralikult seal all. Okei. Ja kolmas asi, kus veel käivad, on siis lestapüük, Läänerannik ja Hiiumaa. Et seda ka käiakse ja pidi päris korralikult jällegi minu heade tuttavate jutu järgi tulema, et juhul kui keegi tahab saada lesta ja tõsiselt tavadada esimest korda, siis praegu on see õige aeg, minge lestale. Ja muu kohta ma ei oska midagi, muu kala kohta tuulaugi hetkel ei tule, vimba võiks ka proovida, siin olen kuulnud, et siin sigitamise käigus Pärnu jõe peal juba jäävad esimesed vimad õnge otsa, et kes siis võtab konkreetselt ahvena luti suu, aga kes jääb vahel ka kõrvade pidi kinni. Viimakala, väga hea kala. Kuule, ma kuulsin kuluaaridest, et kunn on Emajõe või see Pärnu jõe ääres, et jaa, küsime äkki, mis toimub. Kunn läks jah täna, et ütles, ta käis uisse korjamas ja vist isegi oli saanud mingi portsu neid ööuisse, küll ta oli õnnelik, muidu siin vahepeal oli külm, ta ei saanud ja ta oli nii mures kurtud, et näe, ei saa minna uisse, pole. Ma ütlesin, tule mul on poes, no jah, sa tahad 1 miljon saada, no kas 1 miljon, aga mina ei taha, kaupmehed tahavad. Kui ma annan sulle ilma rahata kauba ära, aga pärast kui kaup saab otsa, mul on vaja uus kaup võsta. Aga see, kes mulle seda kaupa müüb, tema tahab ka ju raha saada, kus ma võtan oma taskus. Kurat, jah, ei ole omalgi. Ühesõnaga, kohe varsti proovime kõne teha sinna kunnile. Teeme kohe. No vaatame. Mis me siin ootame varsti? Kas kunn võtab üldse vastu? Ja äkki kurat praegust tal võtab või? Jah, et mul on ta siin vägeva pildiga kunagi see tema koha rekord Viljandjärves 3,7. Kutsub, kunn otse eetris. Ma pean ütlema ka, sest tal on siuksed mahlakad sõnavarad, et ta kohe ropendama ei hakka, et äkki ta pelgab püügi ajal. Jah, et püügi ajal. Gunnar, sa oled otse eetris, vaata, et sa ei ropenda, sest teeme live otse ülekannet interneti praegu. Ära ropenda. Küsimus, kuidas hetkel Pärnu jõe peal ahvenat tuleb? Väga kehvasti. Kas sul on kehv koht? Kala ei võta või on vale sööt? Sööt on õige, aga mul on vale koht. Aga paadi... Pinad ikkagi Japsi silla peale minema. Seal on paadid kõik, terve teine äär on kõik püüavad ahvet. Kurat, jälle vale koha valik või? No arvan küll. Ahah. Siin on ahvent, aga mul on sama kogus on käes, mis ma tavaliselt Japsi silla pealt püüan, aga siin on nii peenike see ahven, et enamus on kõik siuksed 100-grammised ja alla selle ka. Ahah. Aga sa võtad ikkagi nad ära või lased tagasi? Ma ei saa tagasi lasta, sest nad söövad sisse, ma muidu ei saa üldse neid kätte. Õige, sa ikka ööussidega, õnne? Nojah, ikka, aga tervet ussi ei tohi otsa panna. Nii? Nad on nii väiksed, et
ja ussi, nad tõmbavad ära sul otsast. Täpustavad ära ja otsa nad ei jää sisse ja see, ma panen poolikud. oota, kuidas sina ütled, mida see kalakene väike teeb, kui ta ussi sul ära võtab? Varastab ära, räägi nii nagu on. Ta võtab täpselt nii nagu Emajões püüad latikat ja tõr. Ja ongi kogu muusika ja ussi ei ole otsast. Kurat, ma ütlen. Selge, aga no lootus sureb viimasena, äkki sinna sinu kohta see õige söögikala alles tuleb õiges mõõdus. Või sa äkki oled juba helistanud, et tulevad järgi, viivad su üle? Ei tule nad sealt nii kaugelt siia enam. Selge. Ma olen ju Japi sillast ju, ma olen juba ju siin, kus Kraana on. See on viimane sild. Selge. Jäle ja slipi koht, siin kõik paadid lasevad sisse. Okei. Kus ma olen. No ühesõnaga hakkame lõpetama, ma tean, et sa võidki jutustama jääda nii kaua, kui aku telefoni tühjaks saab, aga hakkame lõpetama, soovime sulle siis ikkagi kivid kottidesse ja veel aega on. On aega, no ma kadin 2 kilogi kätte. Aga sa kilode pärast, okei. Selge. Ma tahan puhas seda fileerida, noh. Selge, arusaadav. Ühesõnaga, kivikotti. Minu on umbes käes, noh. Selge, kivikotti, davai. Vot sellised ülekanded meil otse sündmuspaigast silmakunni poolt. Vot, seekord siis nii. aga täname ja järgmise korrani. Järgmise korrani.